see tuli nüüd küll ootamatult, ma ei ole kuidagi ette valmistunud, aga mõne sõna tahaks öelda küll. Ja seda, et igasugust loomapidamist ja üldse normaalset taluelu pärsib väga tugevalt see, et meil on igasugused organid. Küll nad on VTA-d ja Keskkonnaametid ja muud toredad, kes kõik ju töötavad meie heaks ja kasuks ja meie tervise nimel ja hoolitsevad meie eest. Aga mina ütleks, et valdav osa neist on repressiivorganid. Jah, ja keda juhuslikult juhivad valdavalt psühhopaadid. Et jah, et võin seda kinnitada, olen saanud ise omal nahal tunda seda ääretut ängi. Kui ma tapsin ühed viimased 10 väga vahvat elujõus põrsast, nad olid minisea, Vietnami ripsea, rippkõhtsea ja metssea ristandid. Nad olid väärtus omaette, nad olid pereliikmed. Ma tapsin nad kuklelasuga püstolist, et mitte neid anda mürgisüsti kätte. Ja siis andsin üle VTA ametnikule, et nad siis turvaliselt viia kuskile Väike-Maarja raipetehasesse, sest nad olid väga ohtlikud. Need põrsad ohustasid terve Eesti seakasvatust, kahtlemata terve Euroopa ja terve maailma. See oli jube, need põrsad olid väga ohtlikud. Teid kõiki päästeti. Neid lugusid on meil palju. Enamik need inimesi ei taha kõnelda. Nendest on ebameeldiv rääkida. Aga jah, see nii on. Ja no mis valitsusest või kelles? Meil pole valitsust praegu. Meil ei ole ka põllumajandust. Põllumajandusministeerium on kadunud. Loomulikult ei ole ka põllumajandusministrit, on maaeluministeerium ja maaeluminister. Võib-olla teate, tema nimi on Katku Urmas. Või teine nimi oli Urmas Kruuse, jah. No ega teil midagi muud oodata nüüd ei ole, et uusi katkupuhanguid igasuguseid küll tuntud seagripp, linnugripp, hullulehma tõbi ja kindlasti tuleb seal veel muu hulk hullusi, millega siis reguleerida kõike seda normaalset maaelu. Arendada. Te loete kindlasti igalt poolt, et maaelu ju areneb. Aga jah, tegelikult on teil õigus, et ka taandareng on areng. Lihtsalt kust otsast vaadata. Ja nii et mis ma tahaks öelda, et võib-olla selle koroona koha pealt, et ühinege kõik nüüd, kes te olete vaksitud ja kes vaksimata. Et tegelikult meil on vaenlane üks. See vaenlane on nii globaalselt selle asja ette võtnud, et enamus meist ei saa aru, kuidas teid ära torgitakse. Ja võib-olla kõige südant valutavam teema on see, et lapsed, meie tulevik, nad on tõsiselt ohus.
et kaitseme meie lapsi ja lapselapsi. Olge terved! Nii, põllumeeste teemal sai sõnavõtt tehtud, aga ma tean, et meie hulgas on ka kultuuritegelasi ja muusikainimesi. Ma kutsun siia suurima rõõmuga meie Eesti muusika kuninganna ja ka Toompea sündmustel saanud tuntuks Silvia Ilvese. Ta ei tule siia küll täna pilli mängima, aga ta tuleb, räägib muusikute seisukohast ka, et mis Eestis valesti on ja mida peaks, mis sõnumi valitsusele saatma.